Panid kurgid-taimed kasvuhoonesse või peenrasse, kastid korralikult ära, aga järgmisel päeval ripuvad lehed longus nagu märg lapp. Tuttav pilt, eks ole. Ja esimene mõte on kohe, et äkki peaks veel kastma. Või äkki peaks väetist andma. Või äkki on taim juba läbi. Tegelikult on kurk pärast istutamist väga tundlik, eriti meie Eesti kevades ja varasuves, kus päeval võib kasvuhoones olla palav nagu saunas, aga öösel kukub temperatuur järsku alla. Seepärast on esimesed 7 päeva väga tähtsad. Räägime lihtsalt ja praktiliselt, mida teha kurgitaimega esimesel nädalal pärast istutamist. Ilma paanikata ja ilma liigsete liigutusteta. Kõige tähtsam asi kohe alguses. Kurk ei ole tomat. Tomat kaimatab rohkem ära. Kurk on õrnem. Ta ei armasta külma mulda, liigset vett, tuuletõmbust ega järske temperatuuri muutusi. Aga kui annad talle rahu, sooja mulla, õhu liikumise ja mõõduka niiskuse, siis tuleb ta üsna kiiresti stressist välja. Esimene ja teine päev. Istutasid taime maha, kastsid istutamisel korralikult ja nüüd jäta ta rahule. See ongi sinu kõige olulisem töö esimese 2 päeva jooksul. Ära käi iga paari tunni tagant kontrollimas. Ära vala vett juurde ainult sellepärast, et süda valutab. Kurgitaim on pärast ümberistutamist stressis. Juured ei tööta veel täie jõuga ja taim ei võta vett nii nagu enne. Kui muld oli istutamisel niiske, siis ära torma kastekannuga. Praegu vajab taim rohkem rahu kui vett. Mida sa siiski teed? Jälgid temperatuuri. Eesti kasvuhoones võib maikuus ja juuni alguses olla väga suur vahe päeva ja öö vahel. Päeval läheb kasvuhoone kiiresti kuumaks. Kui uksed ja aknad on kinni, võib seal olla taimedele liiga palav. Sellises kuumuses vajuvad kurgilehed longu ja see ei tähenda alati, et taimel on veepuudus. Kui kasvuhoones on palav ja umbne, tuuluta. Mitte nii, et külm tuul otse taimede peale käib, vaid rahulikult. Õhk peab liikuma. Öösel vaata ilmaennustust. Kui lubatakse jahedat tööd, katta taimed kattelooriga. Isegi kasvuhoones võib katteloor esimestel päevadel väga palju aidata. Kaared ja katteloor on kurgi puhul kevadel väga hea kindlustus. Kui hommikul on lehed veidi kahvatud või natuke krussis, siis on taim tõenäoliselt külma tundnud. See ei ole kohe katastroof, aga parem on seda vältida. 3. ja 4. päev. Nüüd vaata kõigepealt taime, mitte mulda. On täiesti normaalne, kui päeval kuumaga vajub leht veidi alla. Kurk aurutab palju vett ja reageerib kuumusele kiiresti. Aga vaata taime hommikul. Kui hommikul on lehed jälle püsti ja taim näeb elus välja, siis on kõik korras. On ka normaalne, kui 3. või 4. päeval ei ole veel näha suurt kasvu. Taim ei pea kohe uut lehte tegema. Ta kasvatab kõigepealt juuri. Seda tööd sa lihtsalt ei näe. Samuti ei tasu paanikasse minna, kui alumine vana leht muutub natuke kollakaks või näeb pärast istutamist väsinud välja. Alumised lehed saavad stressi kõige esimesena. Olulisem on vaadata ladvaosa ja noori lehti. Kui need on elus, siis taim liigub õiges suunas. Aga on märke, mille puhul tuleb asja uurida. Kui taim on longus ka hommikul, mitte ainult päeval kuumaga. Kui lehed lähevad üleni kollaseks või väga heledaks. Kui latv näeb elutu välja. Siis kontrolli 3 asja. Kas muld on liiga külm, kas muld on liiga märg või liiga kuiv. Kas kasvuhoones on piisavalt õhku. Enamasti on probleem just ühes neist kohtadest. 3. või 4. päeval võid kontrollida mulla niiskust. Ära vaata ainult pealmist kihti, sest see kuivab kiiresti. Pane sõrm umbes 5 sentimeetri sügavusele. Kui seal on niiske, siis ära kasta. Kui seal on kuiv, anna vett juurde, aga mõõdukalt. Mitte nii, et taim seisab poris. Ühe väikese taime kohta piisab tavaliselt umbes liitrist või 1,5 liitrist veest, sõltuvalt mullast ja ilmast. Kurk armastab niiskust, aga ta ei armasta seisvat külma vett juurte ümber. See on väga tähtis vahe. Veel üks asi. Ära kobesta mulda otse varre juurest. Kurgil on pindmine juurestik. Juured liiguvad üsna mulla pealmises kihis ja lähevad varrest eemale.
kui hakkad kohe varre ümbert mulda nokkima, võid noori juuri vigastada. Kui mullale tekib koorik, siis kobesta ettevaatlikult veidi kaugemalt. Või veel parem, oota esimese nädala lõpuni, kuni taim on paremini juurdunud. 5., 6. ja 7. päev. Nüüd peaks taim tasapisi näitama, et ta on kohanenud. Head märgid on sellised. Latv on elus, uus leht hakkab avanema. Vars seisab kindlamalt. Hommikul näeb taim värske välja. Päeval võib ta kuumaga veidi longu vajuda, aga õhtuks kogub end uuesti. Kui näed sellist pilti, siis ära sega teda. Ära hakka kohe väetama ainult sellepärast, et nädal on möödas. Kurgi väetamine pärast istutamist ei käi kalendri järgi. Väetada tasub siis, kui taim on päriselt juurdunud ja alustanud kasvu. Kui taim alles toibub, ei ole tal väetisest suurt kasu. Kui 7. päevaks ei ole suurt kasvu näha, aga taim on elus, lehed hoiavad, latv ei ole närbunud ja värv on normaalne, siis ära paanitse. Eesti jahedas mullas võib kurk lihtsalt oodata soojust. See on eriti tavaline avamaal. Õhk võib päeval juba soe olla, aga muld on ikka külm. Kurk ei kasva külmas mullas hästi. Tomat talub seda natuke paremini, aga kurk jääb seisma ja ootab. Seepärast ongi kurgi puhul oluline mitte ainult õhutemperatuur, vaid ka mulla soojus. Kui ööd on jahedad, hoia katteloor käepärast. Avamaal tasub kurgitaimed välja istutada alles siis, kui öökülma oht on möödas ja muld on päriselt soojenenud. Nüüd väetamisest esimesel nädalal. Lühidalt öeldes, ära kiirusta. Kui istutusauku sai komposti, kõdusõnnikut või muud head orgaanilist materjali, siis sellest piisab alguseks. Juur alles kohaneb. Kui valad kohe peale tugeva väetiselahuse, ei pruugi taim seda korralikult omastada ja võid talle hoopis lisastressi teha. Oota, kuni taim hakkab kasvama. Kui näed uut lehte ja latv liigub, siis võib hakata mõtlema esimesele kergele toitmisele. Aga mitte esimestel päevadel paanikast. Võtame kogu esimese nädala lühidalt kokku. 1. ja 2. päev. Istutad, kastad korralikult ja jätad taime rahule. Jälgid temperatuuri, tuulutad kasvuhoonet ja vajadusel katad taimed ööseks kattelooriga. 3. ja 4. päev. Vaatad taime seisundit. Kontrollid mulda sügavamalt, mitte ainult pealt. Kastad ainult siis, kui muld on päriselt kuiv. Varre juurest ei kobesta. 5. kuni 7. päev. Vaatad, kas taim on juurdunud. Kui latv on elus ja uus leht liigub, on kõik hästi. Ära sega teda üleliigse kastmise ega väetamisega. Kurgi esimene nädal ei vaja imesid. Ta vajab sooja mulda, mõõdukat niiskust, värsket õhku ja rahulikku aednikku. Kõige parem abi kurgile on sageli see, et sa ei tee liiga palju.